aias? Kes aias, mis aias? Tere tulemast kuulama alushariduse taskuhäälingut Kes mis aias? Mina olen Silja Järve. Ja mina olen Kätlin Hallik. Silja, kes ja mis meil täna aias on? Täna on meiega mikrofonide taga rahvaluule teadlane, Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Pille Kippar. Ta on uurinud Eesti ja teiste Läänemere Soome rahvaste loomamuinasjutte, loonud Eesti loomamuinasjuttude kataloogi ja olnud mitme muinasjutu kogumiku koostaja. Ja kuna lasteaias on lugude jutustamisel ja lugude kuulamisel väga oluline roll, siis kutsusimegi Pille Kippari meiega oma teadmisi jagama ja teemade ring keerleb ümber pärimuslike juttude. Tere tulemast saatesse! Ja tere tulemast ka minu poolt ja aitäh, et olete tulnud nii põnevad teemade ringi meile täna avama. Ja kohe alustuseks küsiksin teilt niimoodi, et kas te ise olete lasteaias käinud? Mina olen sellest perioodist või sellest ajast, kui lasteaed ei olnud veel. Ma olin maakoolmeistri tütar ja mul oli tädi Olga. Võib-olla meie kuulete räägite, kes oli tädi Olga? Tädi Olga oli minu ema vanem õde. Ja see on väga pikk lugu. Tädi Olga oli 10-aastane, kui minu ema Linda väga-väga enneaegsena sündis. Ja siis anti sellele 10-aastasele tüdrukule see väike Linda sülle. Ta pidi tema eest hoolt kandma. Nii kaua kõigepealt, kuni vanaema Leena terveks sai, ei saanudki päris terveks. Aga ühesõnaga vanemad õed läksid majapidamist toimetama ja noorem õde Olga jäi siis selle Linda hooldajaks. Ja nii kuidagi on, et nemad kuulusid nagu kokku kogu aeg. Kas teie lapsepõlves oli ka palju lugude jutustamist? Oli ikka, tähendab, tädi Olga oli niisugusest küla ühiskonnast, kus oligi jutustamine. Ja jutustamine oli nagu kahel moel, üks oli nagu teadmist edasi andmine, aga teine oli lõbustus. Ja see on nüüd veel natuke veel lisa, kui juba see minu ema Linda sai juba lugemisoskuse selgeks. Siis oli nii, et 4 vanemat õde ja ema tegid käsitööd, aga Lindale anti raamat kätte, tema luges ette. Ja siis ta luges igasuguseid asju ja jutustas igasuguseid asju. Ja pärast tuligi nii välja, et kui ta õpetajaks hakkas, siis peeti tema väljendit nagu kõige paremaks, et tema sõnad algasid täpselt peale ja sõnad lõppesid ära, intonatsioonid ja asjad olid kõik täpselt paigas, sest ta oli oma elu esimesel 10. õdedele ja emale ette lugedes ja jutustades kõik selle väljendi värgi selgeks saanud. Ja õpetas mulle ka. Ja mina jälle edasi. Sissejuhatuses lubasime, et teemade ring keerleb ümber pärimuslike juttude, aga kui natuke nende kohta uurida või nendest rääkida, siis on justkui hästi palju erinevaid mõisteid, et öeldakse ennemuistsed jutud, pärimuslikud jutud, rahvajutud, et kas need kõik on justkui hea lapse mitu nime või neid kuidagi tuleks eristada? No ikka hea lapse mitu nime. Seal on eristamine see võib tulla perekonniti. Üks nimetas kõiki lugusid muinasjutuks, aga näiteks mina kui muinasjutu uurija pean juba vahet tegema, mis on muinasjutt ja mis on muistend ja mis on naljand ja mis on pajatus ja mis on kuulujutt. Need on nagu niisugused eri astmed ja eri otstarbel jutustatavad lood. Et neid pärimuslikke jutte hakati kunagi rääkima meelelahutuslikul eesmärgil, ilmselt valdavalt. Et kas need on olnud alati mõeldud lastele rääkimiseks? No see, et meelelahutuslikul eesmärgil, see on üks osa juturepertuaarist, aga näiteks muistend on ju täitsa vanarahva teadus. Kuidas tulid tähed taevasse või mis pärast jänesel on lühike saba või mis pärast kukk kireb või ühesõnaga need mis ja miks küsimused, millele muistend vastus annab, see on täiesti vanarahva teadus. Seal ei olegi midagi teha. Ja kui on humoristlikud jutud, naljandid, siis need on puhtalt naljalugudeks räägitud. Aga see, mida nüüd folkloristid muinasjutuks nimetavad, temal on küll enam-vähem see lõbustamise funktsioon on baasiks. Aga nüüd te ütlete, et muinasjutt, et see on ju lapse repertuaar. Tühja ta on, tähendab nüüd nii ütelda vale klassifikatsiooni alusel ta võiks ju olla lapse oma, aga tegelikult ta oli kõik.
sealt tulid välja seksjutud, sealt tulid välja seiklusjutud, sealt tulid välja imelood. Noh, novellilaadiline, ütleme, need on nagu see päris muinasjutu eellane. Novellilaadilise muinasjutu eellaseks oli reaalsed jutustused tegelikult toimunud sündmustest, mida meie tänapäeva kirjanikud lausa kirja panevad ju. Ma olin seal Pariisis, oli nii ja naa, oli sedasi, see on nagu tegeliku kajastamine ja nii on need meie novellilaadilised muinasjutud ka kajastavad täiesti reaalse elu sündmusi, ainult et motiivid korduvad, tulevad uuesti naabrinaise jutust, naaberküla jutust, naaberrahva jutust, tulevad uuesti välja. Või kui nüüd muinasjutte hakata jagama, eks ole, muinasjutus on need kõigepealt igasugused imepärased sündmused ja imepärased tegelased, igasugused moondumised, vahetamised, mida tegelikkuses päriselt olla ei saa. Siis oligi, et novellilaadilised muinasjutud, need olid siis nagu tegeliku elu kajastused. Siis tulid muinasjutud rumalast vanapaganast, need on need hiiglaste lood, Kalevipoja lood, tähendab, keegi on palju suurem, palju targem, palju julgem ja tema lood ja kuidas tema siis lihtrahvaga läbi saab, kas neil, kes keda tüssab, seal tuleb see Kavalantsu ja vanapagana lugu, aga samas ta vahetab tegelase ja järsku on hoopiski mees ja karu. Aga jutt võib sama olla, nii et see on niisugune väga suur varieeruvus, mida rahvajutt endale sai lubada. Kui siis veel nagu eraldi looma muinasjutte võtta või ühesõnaga muinasjuttudest veel üks rühm, siis tegelikult nad klassifikatsioonis ongi kõige enne, need on looma muinasjutud, kus ei juhtu mitte midagi imepärast ja tegelasteks on elajad, vana arvestuse järgi ei kasutatud nagu looma muinasjutt, see oli elajajutud. See oli nagu see termin oli nagu rohkem kasutusel. Nii et see looma muinasjutt moodustab enam-vähem 10% Eesti muinasjutu või rahvajutu kirja pandud repertuaarist. Ütleme viimased 100 aastat või natuke rohkem on ikkagi arvatud, et muinasjutt, et see on laste repertuaar. Ei ole. Ja terve hulk, et mõtle nii koledad jutud, nad ongi krimkad ju. Nad ongi omavahel hirmu ja õuduse jutud, nad ei peagi olema. Nad ei olegi nii ütelda kaisujutud. Kas nad on siis su tähelepanu teravdamiseks või on nad tõsiselt ikka, miks on hirmu ja õudusfilmide festivalid korraldatakse mitu päeva. Tähendab, inimene vajab neid ja ju nad siis omal ajal ka vajasid. Igasuguseid emotsioone tuli ju vähem. Praegu tuleb neid rohkem, kui inimene vastu peab ja väga paljud ei peagi vastu, aga sellal vajati ka niisuguseid tugevaid emotsioone. Ja seal on just see imemuinasjutt. Novellilaadilisel on enam-vähem, mis tegelikus elus juhtus, kes oli tugevam, kes oli targem, kes tõmbas teisel nii ütelda naha üle kõrvade ja Kavalantsu ja vanapagana lood jäävad sinna serva. Aga loomamuinasjutud on oluliselt muidugi laste repertuaar. Loomamuinasjutus mul tundub ka selline võlu, et kui imemuinasjutus sa saad loota mingisugune imesõrmusele või millelegi, siis loomajutud ongi, et sa pead ise olema läbinägelik, et muidu saad petta. Ette ja tahanägelik, just. Kes aias, mis aias? Et lugusid on juba ammusest ajast jutustatud, neid on kirja pandud, neid on salvestatud, neid on ka kogumikes välja antud, aga neil on ka oma süsteem, et kuidas maailma teadlased jõudsid üldse juttude klassifitseerimiseni, et mille alusel neid on jaotatud? Ja see asi on ka täitsa suur ja omaette asi. Avastati ta ikkagi siis, kui hakati läbi käima naaberrahvastega. Naaberrahvastega läbi käimisse siis selgus, et samasugused motiivid ja kui juba kirjapanekuid oli rohkem, siin on see maailma rahvajuttude süsteemi puhul me peame tänulikult pöörduma soomlaste poole.
Soome folklorist Antti Aarne avaldas 1910. aastal niisuguse loendi, kuhu ta juba 19. sajandi lõpul ja oma sajandi alguses kirja pandud asjad arvele võttis ja hakkas siis jagama. No tema võttiski nii, et ta võttis nagu tegelase aluseks ja pani siis kõigi esimesed 300 numbrit looma muinasjuttudele. Edasi tulid imemuinasjutud, siis tulid novellilaadilised muinasjutud ja sinna taha veel naljandid, mis siis rahvusvahelisse kataloogi tulid. Ja nii, et 1910 oli nagu esimene. Eesti muinasjuttudega oli niisugune lugu, et Hurda kogu sattus pärast Jakob Hurda surma 1906. aastal Helsingisse Soome kirjandusseltsi hoole alla. Soome kirjandusselts tahtis seda Hurdalt endalt juba enne ära osta, aga Hurt ütles, et ta ei saa seda anda, see on Eesti rahva oma, aga kui Hurt Peterburis, ta oli ju Peterburi Jaani kiriku pastor, kui ta seal 1906 suri, siis Eestis ei olnud niisugust organisatsiooni, kes oleks need oma hoole alla võtnud ja siis Hurda kogud viidi Soome kirjandusseltsi hoole alla ja seal hakati koostama siis loendit, nii et seesama Antti Aarne, kes oli teinud valmis Soome ja Põhjamaade jutud, tegi ka Eesti muinasjuttude, Hurda kogu muinasjuttude kataloogi ilmus 1918. Nüüd folkloristid tunnevad niisugust seeriat nagu FFC, Folklore Fellows Communication, rahvaluule uurijate ühenduse väljaanded, nii et see 1918 ilmus siis see Eesti oma, juba 28. aastaks tegi ameeriklane Thompson valmis mitme muu rahva ühendkataloogi ja see sama ilmus uuesti 1961, siis oli seal juba 35 rahva materjalid. Juba üle maailma oli, vähemalt 35 rahval oli ära tuntavalt samasugused jutusüžeed ja need sattusid siis. Ja no võt selle samasse ritta tegi siis teie eeskõneleja siin Eesti loomamuinasjuttude kataloogi, mis ilmus 1986. aastal selles samas sarjas juba 235. numbrina, kus see esimesed tulid 1910, asjad lähevad edasi ja nüüd veel kaugemale sellest on siis teinud soomlane Hans-Jörg Uter, minu hea sõber, on teinud juba järgmise, aga järgmine maailma kataloog on juba 3 paksu köidet. Tähendab, materjali on nii palju rohkem, need on aastatel 2004, nii et nad kannavad seal numbrit 284, 285, see on nagu see, nii et see süsteem töötab, kuigi tal on 100 viga, aga nad ei ole paremat leidnud, tähendab see jutusüžeed nagu nende tõttu siis on muid süsteeme on ka, motiivide indeksid ja muud asjad ka, aga sellest nii ütelda Aarne süsteemist ei ole maailma muinasjutu uurimisel praeguseni loobutud. No loomajuttudele me täna võib-olla kõige rohkem siis keskendume ka, aga võib-olla enne küsis, et kuidas need lood üldse siia Eestisse on jõudnud? Et või on nad kõik need lood on justkui siin Eestis tekkinud ja sündinud või on nad kuidagi mingit kaudu meieni jõudnud? Nende kataloogide abil on olnud võimalik võrrelda Eesti materjali naaberrahvaste materjaliga ja siis selgubki niimoodi, et ütleme mingisugused, minu pärast näiteks meie setujutud. Setus on teatud oma repertuaar, mida tunneb väga hästi idaslaavi, tunneb Vene, tunneb Valgevene, eriti hästi Ukraina, aga tunnevad ka meie idapoolsed sugulased udmurdid, komid. Ja mõnigi jutt ulatub kuni Setuni, aga näiteks Läänemaa ei tunne. Et on niisugune idapoolsete juttude kuidas ma ütlen, varamu, mis on olemas ja mis ei ulatu kaugemale. Teine ja nad on niisugused emotsionaalsed, seal on niisugused laule on sees, seal on niisugused nagu meeleolupilte, setudes on isegi niimoodi, et jutusta ise juba
silm tilgub ja kuulajatel on ka väikest härdaks läheb, sest ta niivõrd ilusti räägib seda. Aga kui me võtame seal teisi asju, mida tunnevad poolakad või karlased või itaallased, tähendab, need on nagu katoliku piirkonnas, et seal on see vene usu asi ikkagi mõjutab ka. Nende läänepoolsete oma, nendel oli kirjaoskus palju kaugem, palju varasem. Trükitekstid olid juba mitusada aastat tagasi olemas. Ja sealt tuleb, aga mispärast oli nii, aga mispärast tal on kõrva otses ikka tutid ja mispärast jänesesaba on nii lühike ja kuidas seal hundil see kael nii kange on ja mispärast, ühesõnaga tekib kogu aeg niisugune küsimus, miks ja kuidas ja nii ongi, et terve hulk nagu meieni jõudnud läänepoolset repertuaari on kas ta on muistendise lõpuga või ta ongi muistend, et ma ei tee väga täpselt vahet, tähendab muinasjutu tunnused on peaaegu taandunud, ühes variandis on veel päris muinasjutt, lõpuks ainult ütleb, et lõpuks tal oli niisugune hääl või niisugune saba. Aga teises jutus nagu see tunnused ongi kadunud, et ta ongi ainult selle nähtuse seletamine ja niisugune muinasjutuline vohamine või täienduste asi on üsna tagasihoidlik. Ja nii ongi, et läänepoolne ja idapoolne repertuaar on üsna erinev. No kui nüüd veel repertuaari, no Eestis seda rohkem on see imemuinasjutus, aga loomamuinasjutus tuleb ka ette. Ma olen seda nimetanud üleilmselt tuntud repertuaar. Tähendab, see on need samad jutud, ütleme seal Tuhkatriinu või Punamütsike või mida tunnevad lääne omad, mida tunneb meie, mida tuntakse idas, mida tuntakse põhjas, mida tuntakse lõunas, see on väga laialt levinud repertuaar. Siin on mitu asja, üks on see niisugune, ütleme vahetu jutustamise mõnu, aga teine asi, et seal on üsna palju taustaks või all on kirjanduslik looming. Raamatud, väljaanded, vanad India jutud, mis on siidikaupmeestega vähehaaval tulnud Euroopasse üsna kõvasti moondunud ja siis tulid näiteks uuesti trükitud kujul, ma isegi peaaegu ei saa aru, et kas see on sama jutt või ei ole, aga ta ikkagi on sama jutt, aga lihtsalt ta on niivõrd erinevalt, üks on nagu trükitekstist tulnud nagu vähe muudetud, teine on tulnud läbi 100 suu, me ütleme, et läbi mitme suu tulnud, tähendab, ma olen kuulnud, edasi rääkinud, mis on nagu rahvapärase leviku kõige. Need üldlevinud jutud, ida poolt levinud jutud ja lääne poolt levinud jutud. Siis on veel täiesti omaette repertuaar, mille nagu esmakordselt ütles välja Soome muinasjuttude uurija Kaarle Kruun kusagil 1880. aastatel, et on niisugune repertuaar, mida tunnevad laplased, soomlased ja mis läheb veel lõuna poole ka. Ja mul oli võimalik nüüd võrrelda, mismoodi on Soomes just seesama repertuaar, mida ei tunne, ei läänepoolsed ega idapoolsed, aga mis tuleb, hakkab meilt võtame laplastest ja soomlastest peale ja läheb Ukrainas on, Lääne-Ukraina on, nii nagu meilgi, tähendab selles mõttes, et seal on katoliiklus olnud, ida pool on õigeusk, seal on see, et usu asjad teevad erinevuse. Ja siis tuleb, mis nüüd Eesti looma muinasjuttudest täiesti kindlalt on veel olemas, see on nagu siis see 5. rühm oleks, see on laialt levinud juttude kohalikud redaktsioonid. Siin on, mis see täpsemalt tähendab? See tähendab seda, et kui jutt on olnud levinud väga paljudel rahvastel. Mul on niisugune jutt tuleb meelde, ma olen sellest lausa monograafia kirjutanud, konnaõpetused. Nii? Konnaõpetuste lugu on niisugune, et konn oli läinud talumehe või talunaise juurde ja palunud, et hoia mind üle talve, et väljas on külm ja hoia mind taaritõrres üle talve. Ja naine ütleb, no kuule, et sa sööd mu taari ju ära, taar oli hapukali, eks ole.
tähendab, algus tehti õlut, aga kui õlu otsa sai, siis juhati vett juurde ja see vesi ikkagi kuidagimoodi, tal oli hapu, ta oli ikkagi natuke parem kui päris paljas vesi juua, siis ta nimetasid taariks ja lõpuks oli ta haputaar ja noh, kunas siis järgmine õlletegu tuli, see sõltus nagu pere jõukusest ja aasta viljasaagist ja mitmest muust asjast. No aga perenaine oli siis lõpuks mõtelnud, et kui sa lubad mulle 3 väga head õpetust anda, et siis noh, et olgu siis pealegi, et ma võtan. Ja võttis siis selle omale taaritõrde, selle konna. Tal veel oli ütelnud küll, et taar kippus küll neetu poole jääma, tähendab, kuna konn seal sees kogu aeg elas ja kasutas seda taari siis nii söömiseks kui ka elamiseks. Aga kevadel siis läksid nad välja, läksid nad sinna vee äärde, konn ütles Viimund, vee äärde, siis ma annan sulle õpetused. Ja neid õpetusi ma olen jälginud kõikidel meie naaberrahvastel, meil ja meie naaberrahvastel. On 40 erisugust õpetust 255 korral nendel rahvastel. No, mis seal siis on? Kui peeretad, siis pööra nina vastu tuult, muidu läheb hulk head lõhna raisku. Või kui kükitad, siis nii, et kintse täis ei töö. Kui üle roiga saia sisse astud, siis võta seestpoolt teivast kinni. Ja kui välja lähed, siis väljapoolt, võta see murdub ju, kui sa väga pöörad. Siis on see, et kõver paju, õkõv niits. Kes nüüd Lõuna-Eestit ei tea, mis on niits või niis, see on pajukoor. Kõver paju ja õgev, õkva, sirge otse. Kõver paju ja sirge niis. Ühesõnaga, kui sa viisu tegemiseks pajukoort tõmbad, siis ei ole mitte midagi sellest, et paju on kõver. See on see tänapäeva meil see banaani ja kurgi kõveruse probleem, mis poodi kõlbab ja mis ei kõlba. Või siis veel, et tee viisu viiks väeks, kääna kõrvu kiiks käeks. No siin on niisugune poeetiline ütlemis, tuleb tähendab selle keeramise ajal, kui seda paju keerad, ta krigiseb natuke. Ja siis see on nagu see niisugune loodushäälend siia juurde tuleb. No siin on või kääna aas konksti käest, pane jalga nagu käng, nagu king, ühesõnaga. Teed küll viisu, viisk. Mis vahe on viisul ja pastlal? Ahaa. Üks on nahas, teine on nendest kasetobust. Just, kase või paju või niine. Ja, nii et pastel ja aga muide seal on ka täiesti veel kindel, tähendab viisk on lõuna-eestiline jalanõu ja pastel on põhja-eestiline. Viisu tegemise peal, ainult Lõuna-Eestis mujal peale. No või natuke veel. Kui õmblema hakkad või nõeluma või kinga lappima, siis pane niidile sõlm otsa. Või kui maha kukud, hoia käeg ikka vastu, muidu lööd nina katki. Oma vanamori peale ära vihasta. See on meestel õpetuseks ole. Ära lase naist ilma rahata sepale. Kas see ütleb teile midagi? Tähendab, kui naine läheb sepale mingisugust tööd, mingit asja lasta parandada, siis kui tal raha ei olnud, siis ta pidi natuuras maksma. Ühesõnaga, need lähevad seksjuttude peale, need on need täiskasvanud meestel lood, mida lastele ei räägitud. Lastele räägib seda, et ära vastu tuult pissile mõne püksid lähevad märjaks või soe leib võiga on hea või no näiteks Koidula näidendid. Koidulal olid ju eeskujuks Soome või need Saksa näidendid. Ta kohendas, ta pani inimestele Eesti nimed, ta andis sündmused ja midagi niisugust tegid ju need kirjanikud, kes muinasjutte kirja panid, Kreutzwald näiteks. Kreutzwald Eesti rahva ennemuistsed jutud 1866. Annist on seda uurinud. Tal oli vähemalt pooltel juttudel olid tal eeskujuks Grimmid ja Perrault ja teised lääne lood. Nii et kui Grimmidel oli Bremeni linna moosekandid, Kreutzwaldil oli Tudu linna moosekandid. Ja ma nüüd tekstide pealt näen umbes mingisugune, ma ütlen praegu natuke umbes, aga 27 või 38% on Kreutzwaldi mõjutused, tähendab, tal on need Tudu linna moosekandid, aga teised on Bremeni moosekandid, tähendab, taustaks on Grimmi jutt. Te just küsisite, et kas
et kust need jutud on tulnud, väga üks leviku teid ongi olnud teistes keeltes avaldatud, aga samas on paralleelselt tulnud ka suuline levik. Eriti need Indiast tulnud imemuinasjutud on väga sagedasti ja seal on just need detailid on veel alles, millest Eesti talupoeg arugi ei saanud, aga jutus on ta alles, ta on suuliselt tulnud, tal ei ole olnud trükiteksti alles. No ja kui nüüd need rahvapärasuse astmed, siis ma nimetasin ja Kreutzwald, Juhan Kunder, August Jakobson, Jüri Parijõgi, kes on need muinasjutud kirja pannud väga ilusas vormis, aga tal, Parijõel oli puhtalt rahvapärane alus. Ta kasutas arhiivimaterjale, Urda ja Aiseni omi. Ja siis tuleb juba rahvajutu ained kirjaniku loomingus. Paul-Erik Rummo või Lehte Ainsalu või Herta Laibaik nende kriminullidega, need on ju puhtalt rahvausundi baasil, aga ta on selle väikse usundi arendanud nii, et tal tuli terve jutustus välja. Nii et seal on nagu ja siis juba järgmine veel viimane ase oleks siis kunstmuinasjutt. See on juba täiesti kirjanduslik looming. Seal on juba täiesti üks niisugune klassikaline näide on selle Kitzbergi piibeleneitsi. Temal ei ole teiste rahvaste. See on August Kitzbergi looming täiesti. Kusjuures tal on kõik need imemuinasjutu omadused, ta on need väga hästi sinna tabanud pikkus ja kõik on tal täpselt nagu on, aga või Edgar Valteri omad. Tuleb jälle sama lugu. Tal oli veel selles mõttes parem, ta tegi veel pildid ka juurde, et siis nii, aga jõudsimegi tegelikult teie elutööni, et enne põgusalt ütlesite ka, et see on minu elutöö. Et olete rahvaluule uurija ja andnud suure panuse meie kultuurilukkus just loomalugude uurimisega. Et miks just loomalugude kogumine teile nii oluline on ja teie elutööks saanud? See on nagu kõik need, kes on midagi nagu suuremat teinud juhus, sulaselge juhus ja minu juhendaja oli filoloogia doktor August Annist, kelle nagu niisugusteks väga suurteks töödeks on Kalevipoeg rahvaluules, Kalevipoeg kultuuriloos, Kalevipoja kunstiline vorm ja siis ka Kreutzwaldi Eesti rahva ennemuistsete juttude algupära ja kunstiline laad, mille ta avaldas 1866 ilmusid Kreutzwaldi muinasjutud ja 100. aastapäevaks. Ja nüüd, et kuna ma olin tema, kui ta vanglast välja tuli, ma olin tema esimene juhendatav, siis ta ütles, et on vaja Eesti rahva muinasjuttudega sama lugu teha. Et Aarnel 1918 ilmus see kataloog, hakkame algusest peale. Ja siis ja oligi, looma muinasjutud on esimesed 300 tüüpi nendest 2000-st. Hakkasimegi algusest peale. Aga muidugi Annist oli omamoodi naiivne, tema mõtles, et see kirjandusmuuseumi käsikirjaline kataloog, mis oli sedelikeste peal ja mida olid nii ütelda muinasjutte lugedes lühikesed kokkuvõtted selle nagu kataloogi ettevalmistamiseks teinud, nii ütelda Annist arvas, et kui see kataloog on seal, et 3-4 kasti oli neid looma muinasjutte ja ütleme 20 tükki oli neid teisi, et need pane aga ritta, kirjuta masinal ja kataloog on valmis. Ei tulnud välja, tuli minna uuesti algkäsikirjade juurde, vaadata need läbi, seda ma tegin 3 aastat, Urda kogud, Eiseni kogud, need, mis siin nüüd käsikirjalised on. Ja siis oli enam-vähem valmis see käsikirjaliste looma muinasjuttude osa. Teisteni ma ei jõudnud. Aga siis sai minu aspirantuuri aeg läbi ja oli küsimus, et kas nüüd avaldada või ei. Aga siis ütles väga tark mees, filoloogia doktor Endel Nirk, aga neid on ju trükis ka avaldatud, millel ei ole käsikirjalist alusteksti. Tähendab, lehesabades ja kooliraamatutes ja kogumikkudes ja juhuskohtades lasteraamatutes. Ja siis ma hakkasin nende trükistega töötama ja töötasin 20 aastat. Kuni sai see materjal kokku. Aga kuna mul oli looma muinasjutu materjal käes, ega ma siis mujale ei jõudnud.
nii et põhjusmõtteliselt, nagu me ütlesime, onu Annist arvas, et Pille Kippar läheb sinna kanti, läheb 3 aastaga ja tuleb täiskataloog, aga tulid 20 aasta pärast ainult looma muinasjutud. Ma ei jõudnud rohkem. Aga kui me korraks tuleme sinna lasteaeda ja nende loomalugude juurde, et enne me rääkisime sellest, et justkui muinasjutud oleks lastele, aga tegelikult nad ei ole mõeldud. Kas loomalood on lastele mõeldud? Vaata, nendega ongi nii, et ega lapsi, kui jutustati, ega siis lapsi toast välja ei visatud. Lapsed said ka kuulata. Ühesõnaga, täisinimesed rääkisid oma jutte õhtuti, olid seal eri jutustajate tüübid ja asjad, aga lastele jutustajad olid enamasti naised. Ja see sõltus just sellest, et nad olid nagu laste hoidjad ja enamasti just vanad naised, sest noored pidid tööd tegema, aga ei elatud ju eraldi. Praegu on nii, et gümnaasiumi lapsel peab olema omaette korter, aga siis ei olnud ju. Nad elasid 3-4 põlvkonda elasid koos ja siis nii oligi, et kas või see sama minu ema, kes vanemad õed, neid kõiki hoidis vanaema. Aga selleks ajaks, kui see 9. laps sündis, olid juba vanavanemad olid kadunud, neid ei olnud enam. Ja siis anti selle 10-aastase Olga kätte see laps, lihtsalt temal sattus niimoodi. Et muidu pere vanemad inimesed, vanemad hoidsid seda last. Aga kuidas see jutustamine käis seal siis, et kas see käis töö käigus või millistes kohtades seda juttu? Te mõtlete lastele? Jah, lastele, jah. Aga see jutustamine käis sagedasti niimoodi nagu töö ja toimetuse käigus, eriti need niisugused, nagu me siin selle konnaõpetuste juures ütlesime, need niisugused aukjutud või niisugused naljaütlemised, neid sai igal pool poetada. Aga nüüd ütleme varasematel aegadel, minu lapsepõlves oli petrooliumilamp, aga enne seda olid peerud, eks ole, ja kui siis rahvas tegi tööd seal, siis oli see siis kraasimine või ketramine või mingisugune tikkimine või käsitöö, mida mu emapoolsed emaõed väga hästi tegid, siis selle juurde võidi rääkida. Aga kui nüüd ütleme tädi minuga ja minu õega tegeles, siis mõnigi kord oli nii, et see videviku pidamine ikka käis. Petrooliumilambi ajal oli see ikkagi, et ei pandud tuld põlema, päevatöö, eriti kui seal on mingisugune õhtuna, ütleme, õhtu on täis söödud ja siis istutakse vaikselt ja vaat siis tuleb niisugune vaikne jutustamise aeg. Sagedasti muidugi käis see, et tädi nii ütelda nõudis lapse käest, mis sul juhtunud on ja mis on. Ja näiteks minu õde olevat olnud kidakeelsem. Nad ütlevad, et üks on lobamokk ja teine oli nagu rohkem niisugune asjalik, ta oli energeetik elupõlved, hoopis asjalikum inimene, aga et ta ei hakanud rääkima. Et Pillelt oli kerge juttu panna rääkima, aga Viivit rääkima ei saanud. Ja siis tädi mõtles välja niisuguse asja, et hakkas rääkima valesti. Tähendab jutu, mis ta oli enne rääkinud. 2.-3. korral räägib teistmoodi. Ja siis vaatab jälle ja räägib jälle natukene ja lõppude lõpuks laps ei pea vastu, ütleb, aga see pidi ju niimoodi olema, oli ju nii. Siin on see on folkloristid on selle ka ära märkinud, rahvaluule enesekontrolli seadus. Vaat selle kohta mul on veel üks päris hea näide. Punamütsikese muinasjutu raamat toodi venekeelsena kuskilt Moskva mingilt reisilt toodi minu õe peresse. Venekeelne muinasjutu raamat. Ja nüüd lapse õe mees oli siis oma lapsele sealt lugenud ette seda venekeelne. Ilusad pildid olid, piltide pärast toodi ja ei olnud, mitte ei lugenud ega tõlkinud, ta võib-olla luges ja tõlkis ka. Mingi aja pärast hakkas minu ema selle sama lapsele, selle sama raamatuga hakkasid vaatama. Aga minu ema oli sellel sündinud 1909, tema ei olnud õppinud vene keelt. Tädi Olga oskas, oli 10 aastat vanem, tema oli tsaari aja lõpul algkoolis õppinud vene keelt. Aga ema ei olnud mitte ühte sõna vene keelt õppinud, ta jäi sellesse kategooriasse. Eestis on ju niimoodi, üks sünniaasta oskab, teised ei oska. Ja tema nüüd, aga
Punamütsikese raamat on ees, raamat on ju nii tuttav ja räägib, no vat, siin on ta läheb ja müts ja põll ja siin on tal see korv ja korvis on koogid ja piimapudel. Ei olnud piimapudel, isa ütles, et pani õllepudeli. No siis vanaema tuli muidugi sellest ilusasti välja, ütles, no jah, et võib-olla jah, et seekord pani nii, aga mis ta veel võis panna. Ja siis tuli ilus niisugune varieerumine, võis mahlapudel olla ja kissellipudel võis olla ja hapupiim võis olla ja kama võis olla ja loeti siis kõik, mida veel pudelist juua saab, kõik asjad ja siis otsiti need pudelid kodust ja vaadati üle. Aga see rahvaluule enesekontrolli seadus, sest isa ütles, et pani õllepudeli. Lapsel oli see meelde jäänud. Vaat niisugeste nippide peal tegelikult see jutustamine väga sagedasti käib ja niimoodi on võimalik lastele nii ütelda varieeruvus selgeks teha. Et kas see oli küll punamütsik, aga näed, seekord oli tal sinine müts peas või midagi. Ühesõnaga, mis variandid veel tulevad? Seda on lastega niisuguse jutu kaudu, aga muidugi see on sel juhul, kui sama inimene tegeleb samade lastega ja seal ta peab natukene ette ka mõtlema, päris juhuslikult ei tule välja. See on päris hea nipp siin lasteaiaõpetajatele, et natuke peab ette ka mõtlema, kui valima hakata muinasjutte. Aga liigume sinna nende looma muinasjuttude juurde ikkagi tagasi, sest et see tundub väga-väga põnev osa olevat. Et milliseid loomi pärimuslikes siis juttudes näiteks kohtab, et ja miks just neid loomi? Ja no vaat siin ongi need looma muinasjuttude tegelased on tegelikult üsna teada asjad. Eesti juttudes on ikka need, kes meil koduski on. Siin ei ole palju muid ega teisi. Eesti looma muinasjuttudes kokku tuleb ette 153 tegelast. Ja mis seal siis on? Metsloomi ja linde on 50. Koduloomi ja linde 18, inimest pluss mütoloogilisi olendeid 4 pluss 1 5, putukaid ja muid elavaid olendeid 28, taimi 16, vaat siin on nüüd üks asi veel, see on aarne järgi juba, nii et looma muinasjuttude hulka pandi ka taimed, loodusnähtused ja esemed. Need tähendab oma pikkuse järgi, nad on lühikesed ja seal tuli ka otsene kõne seal loodusnähtuste juures seened, seal tamm ja seen võitlevad omavahel. Seen ajab ennast puhevil, ütles, et mis sina oled, mul on ikka ilus kübar ja mis sina oled. Tamm ütleb, vaatame 3 päeva pärast. 3 päeva pärast tammekene oli samasugune, aga seen oli juba ära kokku langenud. Niisugused asjad. Kõige populaarsem tegelane on rebane muidugi. 110 loos tuleb ette rebane. Hunt on 125, aga rebane on eespool. Miks? Sellepärast, et kirja pandud juttude hulgas tähendab hunt tegutseb, aga ta tegutseb hundina, mitte muinasjutu tegelasena. Tähendab, ta peab olema mingisugune tunnus, et ta saab muinasjutu tegelane olla, näiteks ta saab kas rääkida midagi või toimetada midagi. Nii et hunt oli 125 jutus, aga mitte kõik ei ole muinasjutud. Karu oli 83 jutus, jänes 38, konn 16, koduloomadest need kõige populaarsem, nad on hobune ja härg, 26 ja 28, siga või emis 16 jutu tüübis, lammas ka 16, lindudest vares 26 jutus, kukk 22, kana ja kanapoeg 13. No vaat niisugused, ühesõnaga nad nagu erinevates jututüüpidest tulevad samad tegelased ette. Ja siis tulevad nende omad iseloomud veel. Mis iseloomud nad on? Et see iseloom peab tulema välja ka mitmes jutus. Rebane muidugi kaval, eks ole. Kes on argpüks, kohe teada. Ja siis tulevad need peitenimetused, eufemismid ehk peitenimetused. Ütleme, hunt on tegelikult peitenimetus. Algselt oli susi. Aga der Hund on saksa keeles ju koer.
der Hund. Ja see tuli, hakati nimetama teda, ei tahetud, tähendab midagi halba, kui sa seda nimetad, siis ta ongi sul aia taga. Et siis teda pigem ei nimetatud seda sutt, vaid nimetati, öeldi talle saksa keeles, et ta on saksa koer, eks ole. Mõnikord on see uskumus on ka aluseks. Aga mispärast teda Reino Vaderiks öeldi? Ei ma tea, see on vanast saadik sedasi olnud. Jänes, susi, hundi nimetusi on ligemale 100 erinevates juttudes, tähendab mitte ainult juttudes, ta tuleb lauludes ja nendes igasugustes lühivormides, vanasõnades, kõnekäändudes tuleb ette. Rebase kohta ma olen siia märkinud kanavaras, Reino Vader, kavalantsu, vihtsaba, mõtsapunane, pikksaba, vilejalg, kanakaupmis, koopaisand, maaalune, vihtänd, punane isand, kavalkütt, sorehänd, vihtsaba mees, verev kasukamees, salaluur, punur, maaalune varas, lell. Niisugused rebase nimetused. See siuke Reino Vader, et ta petab jumalatki. Tähendab, see on petja inimese kohta. See siuke Reino Vader. Või vana Ann on justkui üks Rein. Vana Ann tähendab keegi, mingi naabri naine, et see on justkui üks Rein. See on Karksist siin 1936 üles kirjutatud. Ta on kavalkut rebane või ta ongi rebane. Ta on üks 2 otsaga rebane. Tähendab, sa ei või teda uskuda. Ta teeb rebast, kui keegi simuleerib magamist. Ta teeb rebast. Või ta on üks vana Kiidorein. Saava rebane, kui keegi räägib niisugust juttu, mida teine ei usu. Või reinakas, muidu ümber ulkuja. Reinakas, keda ka ei saa uskuda. Või Rein tule, VR. See on laste hirmutus, kui laps läheb kuskile eemale, siis see lapsehoidja või vanaema teeb Rein tule, VR. Ühesõnaga, et laps peab olema mu juures, ta ei tohi kuskile ära minna. Juhatab nagu Reino Vader rebane hunti jääaugule kala püüdma. Seal oli, hunt oli nälgas ja rebane ütles, et sa mine sinna jääaugule, lase saba sisse, see on muinasjutu tüüp number 2, eks ole. Esimene on rebase kalavargus ja number 2 on see. Võite sealt vaadata kataloogist järgi, mitu teisendit Eestis on. Aga ja hunt siis istub ja rebane ütleb, aga tõmbab välja, ega siis nüüd kohe ei saa, sa pead ju nõiduma. Ja siis nõidub, tulgu sabasse, sullu 7 sedasugust ja 8 kattesugust ja siis tulgu veel ja sa pead veel ootama ja siis hommikuni ootama ja lõpuks oli, eks ole, see saba külmas jäässe kinni ja siis tuli minna külast noori mehi otsima, kes tulevad, aitavad sul välja tõmmata, eks ole. Aga juhatab nagu Reino Vader hunti jääaugule, tähendab, siin on see salakavalus, et sa õpetad talle midagi. Või küpsetab nagu rebane sitikat. Kuidas see oli? Tüüp 65. Me just lastega lugesime, et nad leidsid sitasitika ja hunt pidi selle sitasitika ära sööma ja siis nad leidsid heinaliste moona ja siis rebane ütles, et ta nüüd proovib. Ütles hundile, et ei, see ei ole üldse hea ja siis sõi kõik ära, ma ei tea, see lugu. Üks variant, teine on see, et see sitikas, et see tuleb ju ära soojendada. Aga see tulease oli eelmise aasta oma, natuke musti süsi oli veel ja ootab seal ja lõpuks sööb ära, ütleb, nii kõva ja ainult luud ja mis asi. Aga kõrbes ju ära. Aga möödunud aasta on tulease, seal ei olnudki midagi kõrvetada, aga teda oli võimalik nii ütelda pehmeks rääkida. Et miks on üldse loodud need loomalood? Et kui tegelikult ju inimesed tegutsevad, räägivad, suhtlevad, aga miks on vaja neid lugusid läbi loomade üldse jutustada? Need on kõige käepärasemad vahendid. Sest et ega siis loomal ja inimesel, nad on ju üks imetajate tõug ju kõik, ega seal väga palju vahet ei ole ju. Nad on lihtsalt väga ühesugused.
ja eks siit siis tulebki välja, et see loomalood on lihtsamad. Imemuinasjutust tulevad juba nii laiad ja nii kõrged ja nii suured soovid, eluveed ja niisugused fantaasiavärk, aga see loomalood on ikkagi lihtsam repertuaar ja eks ta sellepärast on ka laste repertuaariks jäänud. Et kõige populaarsem on rebane ja nüüd me oleme ka neid rebase igasuguseid ütlemisi kuulnud, et miks rebane? Et mis on temas teie arvates nagu see võlu? Eks need metsloomad on karu ja hunt ja rebane ja jänes ja nad üldiselt ju nad hoiavad kõrvale. Karu puhul näiteks öeldakse, et kui sa tahad metsa minna, sa vilista või laula või et ta läheb siis ära. Ja rebase puhul on sama lugu, aga karu ja hunti tuli karta, aga rebast ei pidanud kartma. Tähendab, rebane kui ta ei ole marutaudis või kui tal midagi viga ei ole, ta ei ole nii suur, et ta saab sulle kahju teha. Ühesõnaga, need hunt ja karu olid hirmu äratavad. Rebane, esiteks teda oli palju ja teiseks teda ei tulnud karta. Need on ilmselt niisugused põhjused. Aga mida need loomad seal muinasjuttudes teevad, et millised mustrid on need, mis võib-olla kõige sagedamini on kordunud? Kõike teevad. Ehitavad maja, külvavad rukist, jagavad saaki, riidlevad omavahel, tahavad olla, kes võimsam, kes tagasihoidlikum. Tuli üks teine asi natuke meelde, mis ei ole täpselt teie küsimus, te seda ei osadki küsida. Haapsalus peeti muinasjutu seminari loomadest. Või tähendab, jah, loomadest ja rahvajuttudest. Ja küsimus oli selles, et millal loom on õnnelik. Mis siis looma õnnelikuks teeb? Ja oligi nii, et mingi 70% juttudest lõppes sellega, et kui loom saab kõhu täis, siis ta on õnnelik. See oli nagu looma kõige tähtsam asi ja milles lindki hakkab kevadel hommikul. Süüa otsib. Päeval vahepeal magab, õhtul hakkab jälle süüa otsima. See teeb looma õnnelikuks. Millest nüüd ei ole peaaegu juttu olnud nendest loodushäälenditest ja looduskõnelustest. Mis vahe on? Loodushäälend on siis, kui kas jutustaja või laps ise imiteerib selle linnu või looma. Ma pean siis püsti tõusma, kui ma tahan päriselt teha. Kerstvartil. 2 tükki kõnnivad õue peale. Üks ütleb, et aasta läbi palja jalu, aasta läbi palja jalu, aasta läbi palja jalu. Kust ma sulle saan? Kust ma sulle saan? Vaat nii oli. Et sa teed lastele ka, aga enne selle loo tegemist, las nad on kõik natukeseks ajaks kuked või natukeseks ajaks kanad. Kui nad juba kehastuvad ümber, nad on pardid. No, siga ja ani lähevad kevadel jää sulamise ajal, nad on jäätüki peal. Jäätükk läheb edasi. Ani hakkab vaatama, et aga seal on niisugune kivi ja siis on niisugune langus ja vist on nagu paiski ja Ani ütleb, et keeraks natuke. Siga on kindlalt seal ankru koha peal, ütleb otse. Veel natuke edasi. Keeraks natuke. Otse. Noh, ja kui 3. kord hakkas ütlema, siis Ani tõusis lendu, aga siga läks selle jäätükiga paisust alla ja puruks kõik. Noh, näiteks niisugused lood. Neid on selle Tiipajala raamatus kohe, sinna sai neid korjatud. Kerstvartil. Et te ütlesite, et neid lugusid on kirja pandud ja erinevad jutustajad on neid natukene erinevalt ka jutustanud, aga et
kui palju üldse võib neid pärimuslikke lugusid arendada ja muuta, et kui näiteks lastele mõni lugu meeldib, nad tahavad seda näiteks lavastuses kasutada, et kas on mõni piir, et kus seda lugu enam ei tohiks kaasajastada, et siis me justkui rikume oma pärimust või ei ole sellist piiri? See oleneb sellest, kui targad kuulajad teil on. Kui isa ütles, et pani õllepudeli, tähendab, see on see rahvaluule enesekontrolli seadus on niisuke, mida nad on vaadanud, tähendab, kui see on see jutt ja kui nad tahavad seda juttu teha, siis see peab olema see jutt, sa võid seda natuke muuta, paned üht värvikleidi selga või teise aga jutu süžee peab nagu alles jääma. Aga teiselt poolt rahvaluule motiivi kasutada oma loomingus, seal ei ole piire. Et selles mõttes ega siin päris täpselt, miks mulgi on pandud, tähendab nii mitu muinasjuttu, hundilugusid, kui palju mul oli seal, 125, millest 10 ei ole muinasjutud, tähendab Eestis, aga Lätis näiteks on. Ja siis ongi niimoodi, et kui ma võtan laiema, siis ta kuulub sinna või ei kuulu või on seal mingisugune samast jutust mitu üleskirjutust, millel ainult ühel paistavad muinasjutud tunnused, aga teistel ei ole ollagi, on lihtsalt niisuguse olmekirjelduse lõhn juures. Siin ilmselt ei ole piiri, aga kui ta läheb väga kaugele, siis ma ei saa teda enam selle muinasjutu tüübi alla arvestada. Kas muinasjuttudel on nende tüüpidega ka mingi loogika, et on seal mingid kriteeriumid nagu, et tal peab olema mingi algus või lõpp või mingi arendus? No tähendab, muinasjutul on need poeetilised võtted. Siin tuleb see muinasjutu poeetika, mida hea jutustaja kasutab palju, sõnakordus, lauludes kõigepealt tuleb see hääliku kordus, eks ole, alliteratsioon, assonants, mis regilaulust tuleb ju väga välja. Või ütleme uuemas rahvalaulus lõppriim, aga muinasjutudes hakkavad mingid sõnad korduma, mingisuguse rebase väljendus tuleb võib-olla juurde või tuleb mingisugune motiivi kordus, ta teist korda tuleb, küsib, palub ree peale täpselt sama fraasiga, 3. korda täpselt sama fraasiga, mingisugune fraas hakkab jutus korduma, see on nagu selle jutu kompositsiooniks tarvis ja siis on need traditsioonilised alguse ja lõpuvormid, ükskord vanal ajal, mingisugusel kaugel ajal, ega neid ei olegi nii lõpmata palju. Kui neid seal, ütleme, mingisugune juturühm või jututüüp läbi vaadata, seal mingisugused 40-50 varianti, seal hakkab võib-olla 5 niisugust traditsioonilist algust ja need korduvad. Nojah, need kordused olid, siis on vormelid, otsese kõnevormelid, mis korduvad ja lõpuvormelid jälle ja kui nad surnud ei ole, elavad nad õnnelikult edasi või ja see vaene rebane jooksis metsa või hundil jäi kõht tühjaks ja tal ei olnud mitte midagi kasu sellest või ühesõnaga mingi niisugune lõppasi. Siis tuleb muidugi nii ütelda poeetikasse tuleb sisse, mida me oleme siin nüüd nagu kuulnud või näinud, need on need loodushäälendid ja looduskõnelused. Loodushäälend on siis, kui ma teen mingisuguse, nii nagu ma siin nüüd tegin, need on nagu loodushäälendi omad, aga looduskõneluse puhul ta ütleb selle tõe inimkeeli välja. Ja ta võib seda ka jällegi korduvalt ütelda või et see on sellele loomale iseloomulik tulemus, milleni selle jutus jõutakse. Ja üks poeetiline võte veel, millest me ei ole rääkinud, see on liitumine ehk kontamineerumine. Loomamuinasjutte puhul need lühikesed on ühemotiivilised jutud, seal ei liitu midagi. Aga näiteks, ütleme, siin kataloogis on kõige esimene jututüüp on, see oli muide minul ülikooli lõpetamise ajal lõputöö teema rebase kalavargus. See tuttav lugu, kuidas kalamees läks kalakoormaga, aga rebane oli väga nälgas, jooksis, tundis, et et kalalõhn on, aga ta ei hüpanud mitte tagantpoolt ree peale, vaid jooksis ette, heitis pikali tee peale ja teeskles surnut.
mees jõuab oma hobusega sinna lähedal, oi, see on nii ilus kasukakrae. Võtab sabapinnid, viskab sinna oma reepära peale, kalakoti peale. Noh, rebasel on siis ju nii hea, seda ta tahtis just, eks ole. Kraapis selle kalakotile augu sisse ja hakkas neid kalu sinna tee peale välja viskama. Kui arvas juba, et piisavalt on, hüppas ise ka maha ja läks ja hakkas sööma. Ja mees jõuab koju, ütleb uhkelt Heidele, et no, tule vaata, mul on koorem kalu ja kasukakrae ka sinu jaoks. Naine läheb vaatama, pole mitte midagi. Katkine kalakott ainult, mitte midagi ei ole. Mis jutt see on? Noh, seal siis olenevalt sellest, kuidas perekonnas vahet oli, kas jutt lõppes siia ära, et naine peedistas seda meest, et küllalt paha pole. Või läks jutt siis edasi, rebane sööb kalu, hunt tuleb, vaatab, mis sa sööd, kus sa kala said, no ma püüdsin ja siis tuleb see sabaga kalapüügi jutt sinna otsa, mis on seal traditsiooniline liitumine, muinasjututüübid 1+2. No imemuinasjutud on sagedasti pikad ja mitmemotiivilised. Looma muinasjutud see enamasti ongi nii, et iga motiiv on saanud eraldi numbri ja siis ma võin sinna liita nad kokku, et nad on selle jutu osad. Ja niimoodi võib liituda traditsioonilises kontaminatsioonis, eriti setus, 20 eri juttu. Hea jutustaja räägib nad sulle kõik ühes tükis ja lõpuks jõuab ikka sinna algusesse välja jälle, sest ta valdab lihtsalt materjali nii hästi. Millised oleksid head kogumikud, kuhu poole siis vaadata näiteks lasteaednikuna, et ka kas või lastele sealt lugusid leida? No see Tere tiipajalg on, siin on terve hulk Eesti asju, aga on ka teiste rahvaste lugusid, mis on päris hea. Siin on mingi 40 tükki need vist ilmunud või? No, nad tulid enam-vähem Vene aja lõpul ja päris Eesti aja alguses. Ütelge pealkirjad ka. Muinasjutu Vestja on siin soome-ugri rahvaste lood. Antsu Torupill, see on nüüd Vanapagana ja Antsu lood. Ja Tere tiipajalga on need kõige väiksemad kõige lühemad. Need on nagu lasteaia nooremale rühmale, see on tõesti see, mida sobib täiesti järel teha. Aga nüüd kataloogi ettevalmistamise puhul sai siis niisugune, kus on kõikidest jututüüpidest on üks teisend ja asi on kommenteeritud väljaande, iga jutu kohta on midagi teada ka. Et see oleks niisugune hariv lugu. Telge selle pealkiriga. Loomad, linnud, putukad. Eesti looma muinasjutte. Ja see sai omakorda aluseks, kui nüüd Eesti muinasjuttude teaduslik väljaanne tuli, siis Eesti muinasjutud seeria teine ja siin on nüüd tõesti andmed ja on setu muinasjutud tõlgitud kirjakeelde ja kommentaarid on olemas iga jutu kohta, nii et see on niisugune Eesti looma muinasjuttude kõige suurem valimik. Imemuinasjutte 2 köidet on olemas, nii et see on nagu looma muinasjuttude teine seeria. 10 setu muinasjuttu lastele, see on nüüd natuke teine lugu, tähendab neid raamatud on 10 tükki, suure formaadika ja nende materjali kirjutas Setumaalt üles eesti keelemees Julius Mägiste. Ja andis nemad välja 35.–36. aastal 10 pisikest eraldi raamatut, millest mina õppisin lugema. Ja seal olid igaühel oli eraldi illustraator, kes siis noored kunstnikud, kes siis illustreerisid need. Ja mul tekkis nagu niisugune mõte, kuna mul olid mõned nendest kodus olemas, kõik ei olnud enam alles, olid ära loetud, nagu lasteraamatutega juhtub vahel. Niisugused 10-12 leheküljelised suures formaadis piltidega ja et seda võiks uuesti välja anda. Ja ma nagu valmistasin need tekstid ette, et anda uuesti välja, aga ma nagu mõtlesin, see oli kassettide ajastu, et anda kassetina välja. Siis kõik asi nagu sujus ilusti ja järsku nad avastasid, et aga need illustraatorid elasid enamasti siis juba, olid väliseestlased. Et omaaegsed noored kunstnikud 44. lahkusid Eestist ja siis see asi lükati täiesti ära, ei tule üldse kõne alla.
no aga keegi kirjastusest leidis selle käsikirja ja andis siis Heldur Laretõi kätte ja laskis ta illustreerida, kusjuures setus ei ole lillmustrit ju. Setus on, tähendab, need lillmustrid on ka ruudu peal. Nad on teistmoodi. Aga mina ei tea, vanahärra ilmselt ei teadnud seda. Ja need jutud pandi siis need 10 tükki siia järjest kõik. Siin on järelsõna, mille ma olen siia teinud, tüübid olen ära määranud. Need on enamasti, on nad loomamuinasjutud, natukene on teisi ka. Nii et ta tuli küllalt suurest tiraažist, nii et teda liigub. Seda raamatut liigub päris hästi. Nad on päris hästi lastele loetavad ja jutustatavad. Tähendab, seal ei ole, Mägiste ise juba võttis selle murde ära. Ja nii, et ma saatsin ühe eksemplari tema tütrele ja sain sealt väikse ühesõnaga nagu vastu teate ka, et tema mäletab küll, et Mägiste oma ennese laste jaoks need tegi ja välja andis. Aga et mina sattusin lihtsalt ka sellesama materjali peale, et ma lugesin. Olete palju vaeva näinud nende lugude süstematiseerimisega ja kogumikesse panemisega, aga ütlesite, et kõige parem on ikkagi neid lugusid jutustada. Miks neid lugusid on hea peast rääkida ja jutustada? No see on vahetu kontakt. Raamatust on võimalik ka lugeda, aga siis peab olema vastav tekst tehtud, sa pead olema selle muutnud. See on nüüd natuke teine asi, tähendab, ma olen teinud mingitel aegadel ka ammu niisugused, omal ajal olid pikad lastesaated ja siis said iga muinasjuturühm sai pooletunnise saate. Ja siis ma valmistasin seda niimoodi ette, et mul oli valmis tekst, aga ma tegin seda kõva häälega. Ma panin kirja, rääkisin kõva häälega ja panin ta kirja ja kui ma läksin siis raadiomajja neid asju seal ette kandma, siis see tekst oli mul ees. Ma võib-olla muutsin mõne koha pealt natuke, aga ta oli mul tehtud rääkimise tekstist. Ja sellepärast ma siin ütlesin, et kui me kuulame neid järjejutu lugemisi, ma viimasel ajal kuulan neid hoolega, mis 11:30 tuleb, mul on päeval võimalik seda teha. Siis ma saan väga täpselt aru, mõni lugeja on suurepäraselt ette valmistatud, ta kohe niimoodi, aga teine loeb, ta paneb rõhu vale koha peale. Ma saan ju aru, missuguse sõna peal või kus see rõhk peab olema või kui on liitsõna, sõna lõpeb siia ära, kriips on, aga põhisõna on teise koha peal. Ta loeb nii kui venelane, eks ole, nagu see hea tahtlik või ühesõnaga see liitsõna teise sõna peale paneb rõhu. Indoeurooplane paneb kohe vale koha peale rõhu. Aga kui korralik Eesti inimene on ette valmistatud, siis ta saab seda lugeda. Selle jutustamise traditsioon praktiliselt on lõppenud. Piret on ainukene, neid on natuke teisi ka, aga kes seda tava veel järgib. Ja tal on ka omad rituaalid, ta paneb selle kaltsuvaiba omal sinna ja paar pisikest asja, mis lihtsalt teda natukene viivad sellesse miljöösse sisse. Neid niisuguse pisikese nippe saab lasteaias ka teha. Et kui hakkad jutustama, kas siis on ringis või on tõesti see kaltsuvaibakene seal all, mille peal siis nad kükitavad või ei kükita. Teie tähistate sellel aastal oma 90. juubelit. No ja meie Arvo Pärdiga. Tema hakkab peale, ma olen 6 aega noorem. Aitäh teile suure töö eest ja selle eest, et te meile ka seda muinasjuttude maailma natukene rohkem avasite ja palju tugevat tervist teile. Kulub ära. Aitäh. Kes aias? Kes aias? Aitäh kuulamast! Jälgige Facebooki lehte Kes mis aias, kuulata saate meid YouTube'i kanalist, Spotify'st või SoundCloud'ist. Vajutage kindlasti telli või jälgi nuppu, nii jõuab uus saade sinuni kõige kiiremini. Kuulmiseni!